Ma olen endale aastate jooksul väga palju kordi lubanud, et ma teen seda homme. Pühapäeva õhtul olin täiesti kindel, et esmaspäeval teen. Aga esmaspäeval märkasin, et teen kõike muud, aga mitte seda, mida endale lubasin. Kuid siin on üks asi, millest ma ise väga kaua aega aru ei saanud. Pühapäeval antud lubadus ei olnud valetamine endale. Ma siiralt uskusin ja ka tundsin, et nüüd teengi. Kuid kuidas saab siis endale täiesti ausalt antud lubadus tegutsemise hetkel mitte toimida? Tere, minu nimi on Helina Mägi. Olen mõttetreener ja ligi 20 aastat olen uurinud, et mis aitab meil enda valitud tegevused siis päriselt ära teha. Selle minikoolituse eesmärk on aidata sul aru saada, mis on lubaduse andmise hetkel teisiti kui päris tegutsemise hetkel. Miks sa lubaduse andmise hetkel tunned end enesekindlalt ja tegutsemise hetkel näed, et lükkad tegevust edasi? Vaata, mis siin juhtub. Kui sa annad endale pühapäeval lubaduse, on sul selle tegevuse kohta mõte. Esmaspäeval teen. Paned tähele, jah? Selle mõttega teed sa plaani ja paned tegevuse kalendrisse. Kui sul tuleb esmaspäeval aga päriselt alustada ja sa avad näiteks aruande, võib see esialgne mõte küll alles olla, kuid selle kõrvale võib tekkida teine, ma ei tea, kust alustada. Nüüd on sul sama tegevuse kohta korraga 2 erinevat mõtet. Üks ütleb, ma teen ja teine ütleb, ma ei tea, kust alustada. Kui see teine mõte loob piisava segaduse ja muudab alustamise ebamugavaks, siis juhtub see, sul on palju lihtsam teha midagi tuttavat. Avada e-post, vastata ühele sõnumile või tegeleda millegagi, mis tundub sel hetkel kiireloomulisem. Nii ei jää tegevus tegemata mitte sellepärast, et sa pühapäeval endale valetasid, vaid tegutsemise hetkes lisandub midagi, mida lubaduse andmise hetkel veel ei olnud. Kui see uus mõte loob ka kerge stressi, võib see nõrgendada näiteks sinu eesaju koore tööd, just seda ajuosa, mis aitab sul tegutsemise hetkel endale antud lubadust meeles pidada ja selle järgi tegutseda. See ei võta sinult nüüd ära võimet tegutseda, kuid see aitab mõista, miks ebamugavas tegutsemise hetkes võib lubaduse järgi tegutsemine olla raskem, kui pühapäeval tundus. Seega ei ole küsimus ainult tahtejõus. Kui sa vaatad nüüd õhtul sellele päevale tagasi, siis sa tõenäoliselt näed ainult endale antud lubadust, ma teen midagi, ja lõpptulemust ma ei teinud. Kuid see, mis juhtus päriselt sellel hetkel, kui sul tuli alustada, võib jääda sul sellest pildist välja. Ja sa tõenäoliselt lihtsalt ei märganud seda, eks? Nii et lihtne on teha enda kohta järeldus, ma ei pidanud jälle endale antud lubadust või järelikult mul puudub distsipliin või ma ei saa ennast usaldada. Nüüd selle lausega annad sa endale hinnangu, kuid sa ei näe, miks sinu tegevus tegelikult katkes. Ja kui sa seda ei näe, ei saa sa ennast ka aidata. Kuid esimene samm ei ole küsida, miks ma ei tegutsenud. Esimene samm on tuvastada see konkreetne hetk, millal sinu tegutsemine katkes. Võta üks tegevus, mida sa endale hiljuti lubasid. Millal sinu tegutsemine katkes? Kas siis, kui sa arvuti taha istusid, kui sa kalendrisse vaatasid või hetkel, kui haarasid telefoni, et helistada? Millal? Praegu piisab sellest, kui leiad üles selle hetke. Järgmises videos vaatame, mis sellest tegutsemise hetkes juhtus.